Pulmakleidi tellimise aeg tegelikult võib varieeruda väga palju. On pruute, kes alustavad oma pulmade planeerimist 2 aastat varem, on pruute, kes alustavad aasta varem, on pruute, kes alustavad 3 kuud varem. Siuke optimaalne aeg tegelikult oleks siuke pool aastat kuni 4 kuud. Et see on selline aeg, kui me saame kliendiga piisavalt palju kokku saada, arutada. Pruudil on ka endal juba selge, kuhu poole ta tahab liikuda kogu selle pulma teemaga. Ja sealt jääb aega, et valmistada kleidi jaoks alguses ka makett, ehk siis see on niisugust hästi lihtsast kangast, selline üldine siluett, mida vaadata, et kas see idee, mis me oleme välja mõelnud, et kas see töötab laias laastus. Ja sealt lähebki tegelikult reaalne õmblemise aeg ei ole pikk, kui ei ole väga suurt käsitööd nõudev kleit. Kleiti kätte saada väga varakult mõnes mõttes ei ole hea, sest et ikka siuke naiselik asi, et kes tahab natukene vähemaks kuskilt, kes tahab natukene rohkem, et kuidas keegi. Et ütleme, et nädal enne pulmi kleiti kitsamaks teha või vastupidi laiemaks lasta on väga keeruline. Et selles suhtes võikski jätta selle lõpp, et kleit on mõni nädal enne valmis. Et siis on ka see proovide käik ja kõik, et ta on siuke loomulik ja ei pea ümber tegema. Et näiteks ei ole ka mõtet alustada kleiti aasta aega varem õmblemist, siis poole aasta pärast proovida ja siis veel poole aasta pärast. Et see loomise protsess võib olla selline pikem, aga see lõpp reaalne nagu õmblemise töö ja see võiks olla ära jaotatud sellise tõesti 2 kuu peale. Kui nüüd kellelgi tekib küsimus, et kui 6 aega enne otsustada, et ikkagi tahaks disainerilt pulmakleiti, et kas siis saab või ei saa, et kas pole üldse mõtet tulla, alati on mõtet küsida, sest et loogiliselt võttes mai kuni september on kiirem aeg pulmade suhtes, sest siis abiellutakse väga palju, aga näiteks oktoobris tulla sooviga, et novembriks pulmakleit saada, täiesti reaalne. Et kõik oleneb tõesti sellest nagu töögraafikust, mis on ees ja pulmade puhul ongi sügisesel ja talvisel ajal lihtsalt hõredam.